Teile on valetatud. Kui sulle on öeldud, et valged inimesed olid orjastajad, siis sa tegelikult ei tea oma ajalugu. Ja on põhjus, miks nad ei taha, et sa ajalugu teaksid. Miks nad tahavad juhtunut ümber kirjutada. Sest nad kardavad, mida tavalised inimesed võivad mõista, kui nad vaatavad tagasi ja näevad, millise muutuse meiesugused inimesed suutsid tuua. Nad ei taha, et sa oma ajalugu teaksid, sest kui sa tead oma ajalugu, kui sa tegelikult tead, kuidas orjus kaotati, kui sa tegelikult tead valgete inimeste lugu Suurbritannias ja üle maailma, siis sa teaksid, et sul on mille üle uhkust tunda ja sa püüaksid seda kaitsta, austada ja selle eest võidelda. Aga kui sa arvad, et sina oled probleem, siis sa istud lihtsalt käed rüpes ja lased neid sisse tungida. Ja sellepärast on see video ülioluline igaühele, kellele on öeldud, et valge olemine tähendab teiste rõhumist. See on hullumeelne pilk sellele, mis tegelikult kunagi juhtus. Ja pea meeles, kui nad ei taha, et sa seda näeksid, siis nad kardavad tõde. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Sõbrad, teid ootab ees midagi erilist. Nad rääkisid sulle loo sellest, kes sa oled ja kus sa tuled. Kolonisaatorid, orjapidajad, rõhujad ja sa pidid selle üle häbi tundma. Mitte selle eest, mida sa tegid, vaid selle eest, kes sa oled. Ärme vaidle selle looga, testime seda. Suurbritannias pandi kõik kirja, avame raamatud ja vaatame ise järele. Alustame ilmselge küsimusega. Kui kõik see tehti väidetavalt nende nimel, siis kes tegelikult olid sinu esivanemad? Siin on, kes nad olid. Aastal, mil Suurbritannia keelas orjakaubanduse, sai vähem kui 1 mees 10 hääletada ja ükski naine ei saanud. Sinu esivanemad võidi lamba varastamise eest üles puua. Väiksema varguse eest võidi nad saata teisele poole maailma ja 160 000 neist saadetigi. Nende lapsed töötasid kaevandustes juba 8-aastaselt ja vabrikutes enne koitu. Ja Manchesteris oli töölispere keskmine surmaiga, 17 aastat. Mõelda vaid, et 17-aastased arvavad, et neil on raske, kui tegelikkuses oli see elu sajandeid tagasi. Jube. Alla surutud laste poolt, kes ei saanudki suureks kasvada. Seega, mida iganes võimsad ka ei teinud, mõista kõigepealt seda. Sinu esivanemad ei olnud need, kes seda tegid. Nemad olid samuti selle all ja just see teebki järgnenud sündmused erakordseks. Sest kui need samad inimesed said teada, mis orjus tegelikult oli, et nende enda lipu all oli 800 000 inimest ahelates, läksid nad selle vastu sõtta. Ja neil polnud hääleõigust, armeed ega kohta parlamendis. Nad võitlesid sellega, mis neil oli. Kohtusaal. 1772 aastal toodi Londonisse ahelates orjastatud mees nimega James Somerset. Ja Inglise kohus otsustas, et Inglise seadus ei luba orja pidada. Ta lahkus vabana. Köök 1791 aastal lõpetas 300 000 perekonda lihtsalt orjatööga toodetud suhkru ostmise. Ei mingit marssi, ei mingit mässu. Otsus, mis tehti enam kui 300 000 laua taga. Kas sa näed, miks nad ei taha, et sa teaksid? Need inimesed, kes ei saanud hääletada, kes kaotasid enamikku oma lastest, kes töötasid peaaegu orjadena, nemad olid need, kes vastu hakkasid. Ja nüüd on meil nii palju rohkem võimalusi ning me saame vastu hakata. Aga nad kardavad, et sa saad sellest aru. Al-Kiri 1792 aastal jõudis parlamenti 519 petitsiooni, millel oli 390 000 nime ja enamik neist inimestest ei saanud hääletada. Al-Kiri oli ainus hääl, mille seadus neile andis. Nii nad kasutasid seda aasta järel, kuni parlament ei suutnud enam vastu pidada. 1807 aastal keelustas Suurbritannia orjakaubanduse. Rahvas oli valitsuse tegutsema pannud ja kui orjaomanikud nõudsid 800 000 eest hinda, jäid nad endale kindlaks. Selle hinna maksid need samad inimesed. 20 miljonit naela umbes. 40% valitsuse kogu aasta eelarvest. Võlg, mille Rahandusministeerium väidab, et see tasuti alles 2015 aastal. Nii et kui sinu pere maksis Suurbritannias makse enne 2015, aastat aitas sinu pere maailmale vabaduse osta. Ja siin on osa, millest kinni hoida. Kui Suurbritannia maksis, kirjutas ta üles iga nõude, kokku 46 000. 24 miljoni elanikuga riigis on orjapidajatest olemas nimekiri, päris nimekiri. Saad seda täna otsida. Sinu esivanemad ei ole sellel nimekirjal. Nemad on arveraamatu teisel poolel. Te kõik teate, et ma vihkan toodete kasutamist oma nahal, sest ma ei taha, et nahk tunduks kleepuv või poorid oleksid umbes ja ma tahan lihtsalt tunda end puhtana. Ja ma tean, et näohooldusrutiini puudumine on peaaegu kuritegu.
Aga nüüd, kui olen leidnud OneSkini, pean vist tunnistama, et olen kogu aeg eksinud. Näete, ma ei ole veel vana, aga viimasel ajal olen märganud oma nahas muutusi. See on otsustanud hakata vananema ja see on tõesti ebaviisakas. Aga pärast seda, kui mu sõbrad mind pikalt veensid, otsustasin seda proovida. Ja jah, nüüd olen ma täiesti muutunud naine. Ma ei reklaami asju, mida ma ei usalda. Te kõik teate seda juba. Aga vaadake ise, mida arvate? Ja see pole ainult minu kogemus. OneSkinil on üle 10 000 viietärni arvustuse ja nüüd on nad naha pikaealisuse alal liidrid. Pean teid hoiatama, et erinevalt sellest, mida internet tahab, et te usuksite, ei ole tegelikult vaja keerulist rutiini, et saada ilusam nahk. Üle 10 aasta kestnud pikaealisuse uuringute tulemusena loodud OneSkin OSO1 peptiid on tõestatult suunatud vananemise nähtavatele tunnustele, aidates sul saavutada oma kõige tervema naha nii praegu kui ka vananedes. Piiratud aja jooksul proovi OneSkini 15% soodsamalt kasutades koodi MEIRA aadressil oneskin.co/MEIRA. See on 15% soodustust oneskin.co koodiga MEIRA. Pärast ostu küsitakse, kust sa neist kuulsid. Palun, toeta meie saadet ja ütle, et meie saatsime sind. Miljonite inimeste abil, kes maksid selle lõpetamise eest, tegi Suurbritannia midagi, mida ükski teine riik polnud kunagi teinud. See asus orjanduse vastu kõikjal. Kas sa saad aru, et enamik inglasi, sinu esivanemad, olid need, kes lõpetasid orjanduse? Nad lõpetasid suhkru söömise, nad allkirjastasid petitsioone, nad maksid selle eest oma maksudega. See on see lugu, mida nad ei taha, et sa teaksid. Sest kui sa seda tead, võid sa äkki hakata uhkust tundma sellele, kes sa oled, eks. Ja kui sa oled uhke selle üle, kes sa oled, siis sa hakkad ka enda eest seisma. Aga nemad ei taha seda, nad kardavad seda. Nii et nad ütlevad sulle, et sina oled probleem. Sina oled probleem. Sina oled probleem. 24 miljonist inimesest oli probleemiks 46 000. Tõenäoliselt ei olnud see sinu perekond. Tõenäoliselt olid sinu esivanemad need, kes sellele lõpu tegid. Ja mitte ainult ei lõpetanud nad seda Inglismaal, mis on juba iseenesest uskumatu, vaid nad võitlesid valitsuse vastu, kasutades õigussüsteemi. Nad ei teinud seda ainult seal. Kohe saad teada, mida nad veel tegid. Ja, kui sa tunned uhkust, siis sul on selleks põhjust. Alates 1808. aastast hoidis kuninglik merevägi Lääne-Aafrika rannikul eskaadrit ühe käsuga – peatada orjakaubandus. Üle 60 aasta peatas see 1600 orjalaeva ja vabastas merel 150 000 inimest. Umbes 1600 meremeest hukkus seda tehes, enamik neist haigustesse. Sadamad tööliste pojad, kangrute pojad, õmmeldud purjeriidesse ja maetud 4000 miili kaugusele kodust. Omanikud said, peeraamatu. Meremehed said, hauaks meri. Nad ei piirdunud Aafrikaga. Sajandeid olid barbaaria korsaarid viinud eurooplasi nende enda küladest ja müünud neid Põhja-Aafrikas. 1816 aastal purjetas kuninglik merevägi Alžiirisse ja lõpetas selle. Kui Brasiilia jätkas orjakaubandust, põletas merevägi orjalaevad seal, kus need seisid. Kui Lagose kuningas jätkas inimeste müümist, eemaldas Suurbritannia ta võimult. Kui Ameerika orjade poolt korjatud puuvill jõudis Lancashire'i, otsustasid vabrikutöölised pigem nälgida, kui seda kedrata. Ja 1896 aastal tuli viimane vaatus, sõda Zanzibaris, mis kestis 38 minutit. Järgmisel aastal kaotati orjus dekreediga. Tänapäeval on orjus peaaegu igas maailma riigis seadusega keelatud. Seal, kus see veel eksisteerib, peidab see end. See võitlus ei ole läbi. Aga maailm, mis sellele vastu astub, tuli alles ehitada. Ja see ehitati suuresti Briti kulul ja suuresti Briti kätega. Inimeste kätega, kes ei olnud kunagi kedagi omanud. Miks sa siis pole sellest kunagi kuulnud? Sest veel elavate inimeste eluajal kirjutati see lugu ümber. Orjakaubandus jäi õpikutesse ja see peakski seal olema, aga sõda selle vastu jäeti välja. Teile õpetati kuriteost, aga mitte kunagi sellest, kuidas see lõpetati. Häbi, aga mitte kunagi seda hinda, mida teie pere maksis, et see heastada. Aga ajaloolised allikad ei hooli sellest, mida lugu räägib. Ajaloolised allikad ütlevad, et maailma, mis orjuse keelustas, sundisid sündima tavalised briti inimesed. Koolmeistrid, kangrud, kaevurid ja meremehed oma purjeriietes. 4000 miili kodust eemal. Võimsad kasutasid maailma ära. Need kasutasid kõigepealt ära omaenda rahvast. Ja just need inimesed lõpetasid orjuse. Sulle õpetati häbi, mitte kunagi uhkust. Nad kirjutasid su esivanemad loost välja. Me õpetame seda, mida nemad tahavad, et sa unustaksid. Lugu loo haaval. Nimi nime haaval. Uuri rohkem aadressil proudofus.co.uk/proudofus.go.uk/support. Ole osa meist. Ole meie üle uhke. Ma mõtlen, see on see ajalugu, mida sa tahad, et su lapsed õpiksid.
See on video, mida kui kõik noored Inglismaal näeksid, siis nad ei oleks enam huvitatud sissetungijate lubamisest. Nad ei tunneks enam, et nad peavad lihtsalt süütundega istuma ega tohi olla uhked oma lipu, oma olemuse ja selle üle, mille eest nad seisavad. Nad tunneksid sidet oma minevikuga ja oleksid uhked selle üle, mida nad võiksid tulevikus ehitada. Ja just sellepärast nad ei räägi seda teile. On väga oluline meeles pidada, et kui sa kuulad propagandat, mis sind demoraliseerib, mis võtab lootuse, mis paneb sind tundma, et sina oled probleem. Tõenäoliselt on keegi kusagil, kes tahab sind nõrgana näha, tahab sind segadusse ajada, et nad saaksid tulla ja sinu koha üle võtta. Ärge laske sellel olla Inglismaa lugu, kallid. Ärge laske sellel olla maailma lugu. Igal pool, kuhu vaatad, lääne ühiskondi demoraliseerivad inimesed, kes vihkavad neid väljaspoolt. Miks? Sest demoraliseeritud ühiskonda on lihtne mallutada. Ära mitte kunagi, 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 mitte kunagi seda unusta. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.